Kõik kaadrid on salvestatud ühe politseipatrulli 12-tunnise vahetuse jooksul reaalsetes olukordades inimeste privaatsuse tagamiseks on mõned näod ja detailid udutatud. Täna on väga külm ilm ja lubas -11 kraadi. Seega ma teen omale tee peal kaasa natuke teed. Mul on näidata tegelikult üks lahe lugu. Üks kolleeg sai pättusega hakkama ja siis ta kinkis mulle keskendumise teed. Selge. No, külm jah, mul otseselt ei meeldi, kuna hästi palju peab riided selga panema, eriti kui tööle lähed. Ja siis on sul see vest seljas, siis tekib see siuke nagu kubujussi tunne. Mina olen Laura-Liis, olen 28-aastane ja töötan Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikuna. Ja tööstaas on patrullis 5 aastat. Kõik juba soovivad head vana aasta õhtut. See on nii vana osa. Ma ise tegelikult ei ole kunagi vist olnud vana aasta õhtul tööl. Et ma isegi ei oska kujutada ette, mis nagu tuleb. Kindlasti tuleb väga palju tööd. Õues ootab minu paariline. Eermäksid jalga. Elab siin lähedal. Pole mõtet käia 2 erineva autoga tööl, siis me jagame sõite, ehk siis kord võtan mina teda peale, kord võtab tema mind peale. Gert tuleb sealt. Gert on siuke väga rahulik ja ta on tark. Me juba teame ette, et kuidas tema tööd teeb. Ta teab, kuidas mina tööd teen, et meil see nagu meeskonnatöö on olemas. Mina olen Gert Rumm, olen 30-aastane. Ja töötan Lääne-Harju politseijaoskonnas juba ligi 5 aastat. No tervist. No tervist. Lähme siis aga tööle. Ikka. Vana aasta õhtu. Patrullis Laura-Liis ja Gert. Aasta viimane öö. Ma arvan, et 0-0-ist lähevad igasugu õnnetused lahti. Ma käisin ennem poes ja seal juba inimesed olid pidu. Hälli Hänseni mees ju. Näha on, et inimesed Sõber Nats. Naudivad. No üks lisaoht on ju kohe pürotehnika. No seda ka jah. Ja rohkem alkoholi, sest et on ju põhjus tähistada jällegi. Aga ma väga loodan, et tuleb siuke rahulikum. Suur sõber. Seda me loodame ju tegelikult iga päev. Et oleks rahulik. Aga mitte sellepärast, et me tööd ei viitsi teha, vaid sellepärast, et lihtsalt oleks turvalisem. Kui raadios tuleb siuke mingi äge laul, mida sa ise ka tead, siis juhtub aeg-ajalt niimoodi, et me hakkame laulma ja laulame. Mida ma kuulan? Ja see on siuke, tõstab natuke tuju, vesimus kaob ära. Jah. Laura tavaliselt viisi teab, aga sõnu ei tea. Tundub, et inimesi on täna piisavalt tööl, et võib koju ära minna. Jah. Kolleegid istuvad juba autos. Tere! Charlie kutsetele reageerimine on ikka sama, minut aega on siis see aeg, millal võiks teada anda, mis toimub. Ja siis on meil uue aasta puhul üks väike ülesanne ka kõigile. Siis tegime patrulli bingo, lepiks kokku siis niipidi, et kas ülevalt poolt üks rida saab kokku bingo, see ütleb, et see bingo tuleb väliga juurde, see on üks kingitus tervele siis toimkonnale. Leitud joobes juht näiteks. Võtta kohvipaus. Meie algne ülesanne oli siis tagada avalikku korda Vabaduse väljaku uusaasta peol, kuniks kõlas eetrisse Charlie prioriteediga väljakutse bussitamine, kuhu siis suunati ka kogu vabapolitsei ressurss. Charlie on meil politseil siis kõige kõrgema prioriteediga kutse. Põhimõtteliselt siis see tähendab seda, et kellegi elu on ohus. Trishu, tänud mees 40 kuud. Permis krahh, suur tänud surga 56 kuud. Hakkas siis kannatanule kohe esmaabi andma. Kuule, ma teen natuke haiget sulle. Bossil särk sellest võetud juba. Tüüruk on ka sees või? Ütle.
see oli tüdruk on korteris. Pussitati jalga või? Tuli info, et sees korteris on veel 2 isikut. Rahu. Ma võtan asjad. Siin olid mingid võtmed, ma võtsin. Jaa, see on tema korterisse sisse. Korteri uks oli kinni või? Korteri uks oli lukus, seest tuli kuulda hääli. Mis korrus? Tee uks lahti, politsei! Seega kaasati sündmusele ukse avamiseks kiirreageerijad. Klapib. Jah, ainus jah. Breaching! Granaati või? Normaalne. Okei. Magamistuppa olid ennast lukustanud mees ja naine, seetõttu tuli ka see uks siis jõuga avada. Ei ole täpsemalt teada, mis seal tol õhtul juhtus. Luba siin, veeksid. Mis nad mingi 100 seal ringi kõnnivad, kui mingi vend on nuksi saanud? Lähme siia rohkem mitte kedagi istuda. Kaasati sündmusele kriminalistid ja meie abi enam tarvis ei olnud. See esimene väljakutse ei olnud tõepoolest väga rahulik. Kui meil on alust arvata, et korteris on kellegi elu ja tervis ohus, siis keegi ei lähe sinna rahulikult küsima iga korteris oleva inimese käest, et kas te olete kannatanu või te olete see vägivallatseja, et siis sisuliselt kõiki hinnatakse kui kahtlustatavaid või kui vägivallatsejaid. Potentsiaalset ohtu. Peaksime tegema oma eriülesannet ehk siis liikuma Vabaduse väljakule, kus me peame tagama siis avalikku korda, suhtlema inimestega ja vaatame, et siis, et keegi ei teeks lollusi. Paned ühed pitsid seal kellegiga. Üldse nagu aastavahetuse tunnet ei ole peal. Ei ole jah, inimesi on kõsinasti vähe. Kõik joovad veel kodus. Jõudsime auto vaevalt ära parkida, kui juba meie abi oli vaja. Nii, mis siin juhtus? Tervist! Kiirabi on seal muidu seal. Meie poole pöördus Soome kodanikud. Ühel oli peahaav, oli vist kukkunud. Et trumm andis esmaabi. Paneme selle siia peale ja laste mees ise hoiab. Ja et ei tupsuta, vaid hoiab kätt peal. Ei, mida sa sanota? Voi vittua, saatana! Tulgu mugan. Täna, ma arvan, juhtub seda päris palju, et olemegi siin, et aidata. 10 kontaktima väljakutsete. Huvitav, kas see on mõeldud? No siit tuli juba 2. Ei, no siin tuli kindlasti ei ole. Oota, keegi tahab midagi. Oota. Tere. Tervist, üks rumal küsimus. Nii. Kas sampuse pudelit võib avada või? Ja noormehed kavatsete hakata kiriku ees alkoholi tarvitama või? Kuidas pole? Tõmbame punni maha! Ai, ega jah, eks igale küsimusele on siuke halb vastus, aga ei olnud plaanis kiriku ees jõua. Väga hea. Sellest piisab. Väga armas on see ja väga tore, kui lapsed lehvitavad. Et siis, kui me lehvitame vastu, siis on näha seda sära, et politsei ei olegi nii kuri. Et tegelikult me ei ole kurjad, et me ikkagi alati lehvitame, suhtleme, aitame, et me oleme ikkagi olemas. Ta on vahepeal kuri. Laura on vahepeal kuri tegelikult. Ja seda ütlevad enamus, et ma olen. Absoluutselt. Järelikult on see siis tõsi. Ta on vahepeal pahur. Lihtsalt. See suhtlus on küll ikka naljakas. Lihtsalt oma tavalise näoga. Jah. Ei, tegelikult asi ei ole nii hullu üldse. Tegelikult ta on väga sõbralik. Ta laulab ja eriti kui ta laulab, kui ta sõnu ka teab.
Jah, ei tii. Lähme teeme jalutuskäiku edasi. Jaa. Ma ei tea, kas see on mingi L-riis või mis asi see on? Charlie Kutse Põhja-Tallinn teataja joobes mees peksab naist ja tal on käes nuga. Koplis joobes mees peksab naist pikk. Mis päeval aastavahetus oli? Kui pühapäev, siis on okk. Tuli uus Charlie väljakutse, mille esmaseks infoks oli see, et Koplis on toimunud noarünnak. Mis päev oli? Naisel jope verine. Kolmapäev, selge, siis ei tohi. Jookseb naisele järgi, mehele hall jope, läki müts. Räägib, et Oigaga löödi natku, keegi peksida, kes ei tea. Kui meie jõudsime, siis olid seal juba üks patrull ja kiirabi. Sellist sündmust või teates kirjeldatud sündmust me eest ei leidnud ja hakkasime siis vaikselt koha peal infot kokku panema. Siin oli meesterahvas ka. No ta ise ei tea, kes see oli või? Aga tema on siis kannatanud, ma saan aru. Aga kui teie jõudsite siia... Me jõudsime minutine teid. Okei, ja siis ta oli juba siin? Ta oli juba siin ja vehkis kätega. Lugada oli, kas ta siin olnud, me tegime läbivaatus ära. Okei. Igas seda vaidlus oma vahel vehkis kätega, aga see, et tal oli juba ammu nina verine, kui me siia kohal jõudsime. Tere, võta käsi taskust välja. Võta käsi taskust välja. Kuuled või? Laseme teist tuli. Jah. Ei ole midagi. Ma tein kõlu. Tule püsti. Tule nüüd, rahulikult istule. Oota, rahu, ära liigu nüüd. Kas sul on kiirabi või? Kas äkki kiirabi saab üle vaadata? Sul on kiirabi vaja. Ülevalt tuli meile siia väljakutse. Nüüd on kiirabi vaja. Isik, kes liikus siis ülekäigu raja poolt ametniku suunas, käed taskus, käsi taskust välja ei võtnud. Ametnik ei tea, mis põhjusel see inimene sündmuses sekkus. Siis tõukas teda. Ta ei reageerinud, tuli teine ametnik. No sama, ta ikka suht ülbelt nagu kõnnib edasi, jah? Ei. Kes teeb seda? Ma ei tea, mina olin seal pool. Lähme, palun. Kes teeb seda? Kiirabi vaatas mehe üle, temaga oli kõik korras. Nüüd järsku oskab eesti keelt, aga vaata siis, kui ülbama tuli, siis ei osanud. Edasi suundusime Männiparki, kus meil on kiirabibrigaadidega traditsiooniks koguneda 0-0-iks ja võtta... Ei no natukene peab väänam ka aega. See on elu, no. Ja kõigile Tallinna patrullidele headud aastat riistikood, olge võitud, võitvat suhtumist naaskodanikule. Saime mis siin toimub? Tööajast siis niimoodi või? Ühiselt uue aasta vastu võtta, kuid see rahu ei kestnud kaua. Üsna pea hakkas tulema teateid joobes isikutest, kes on kas agressiivsed või lihtsalt kodust eemale eksinud. Headut aastat! No pool on küll, nad lähevad pärast rooli veel. 8-9 või? Bravo Kutse, Mustamäe joobes inimene magab õues. Kohe pärast südaööd saime kutse Mustamäele, kus teata andis teada joobes isikust, kes oli bussipeatuse taga kuuse all pikutamas. Mis juhtus? Ma ei tea, aknast nägime naisega, see proua magas. Mis juhtus? Хорошо. Скорая хочешь? Да, домой поеду. Я живу. Скорая не хочешь? Нет, скоро нет. А где вы живете? Lasnamäe? Lihtsalt vedeleb kuskil mingi põõs all. Me vaatame, mõtleme välja. Nõsem. Teil on mind veel vaja? Ei ole, aitäh teile. Aitäh. Hetk hiljem, kui me sama naisterahvaga tegelesime, sai meil teine patrull kutse, kus sama naisterahva abikaasa annab teada, et naisterahvas tahab teha enesetappu ja on kuskil metsas. Mis ta nimi? Oota, see on teise kutsega seotud. Ja nimeks oli see sama nimi, kellega meie siis parasjagu tegelesime. Et Tammsaare tee ühistranspordi peatuse juures me leidsime ka ühe joobes. Kas need kutsed võivad seotud olla oma vahel? Seega 2 kutsest sai ikkagi 1 kutse. Selge. Bravo Kutse, Mustamäe joobes mees on eksinud. Sõitsime väga kiiresti sinna. Inimese elu ja tervis... Tere, 112, kuule, ma olen eksinud. Mis see on? Et see oli järjekordselt tulge appi mulle. Teenus riigi kulul.
ta ei suutnud koha peal ära otsustada, kas ta tahab koju tulla või ta ei taha koju tulla. Tule nüüd välja. Aeg on väga kiire. Praegu aasta vahetusel. Üks katt. Jõue, otsige mind üles, kui oskate. Tuleb selliseid asju, kus inimesed siiralt arvavad, et politsei peaks nad kilomeetri või paari kaugusele koju viima, teeb kurvaks. No mis ta oli siis kaine või, et teda ära ei viidud? Mustamäe teataja tuttav joobes mees ei ole nõus korterist lahkuma. Ja on agressiivne. Läksime siis korterisse, elutoas magas diivani peal meesterahvas. Äratasime ta üles, küsisime, mis ta teeb, kus ta on. Tere! No ikka vene keel. No privetikne! Что-то стелла юж! Kas te elate siin? А то, что я здесь сплю? Это ваши квартиры? Нет. Sellel meesterahvale ei meeldinud, et politsei korteris on. Ты что, ты думаешь, что ты полицейский, ты можешь на меня кричать? Аракарью ты! Aga vähemalt ta sai aru, pani riidesse ja siis läks oma enda koju. Arrakärju ti! Oot, rahu nüüd. Alfa kutse Õismäel raskes joobes mees istub pingil ja ei suuda ise ära minna. No nii. Vahepeal jah magas asfaldi peal, see läks väga adekvaatsemaks, aga nüüd enam ei mäleta enam, kus ta elab ja mis iganes. Ma ei mäleta, kus ma Kas elan. sul dokument on kaasas? Aidake välja. Kas sa näitaksid mulle palun seda? Ma ei mäleta. Dokumenti. See on dokument. Pane plonksu veel. Ei pane. Kus dokument on? Tule, tõuse. Не, пойдем. Tule, hops. Давайте. Tule. Me viime koju, üritame koju ära viia siin. Puhka asend sisse ja Bravo kutse Aabersti teatajal oli konflikt külalisega. Saime teate tütarlaste vahelisest tülist ja infoks oli siis lisaks nii palju, et kellegi võti on ära võetud. Talt võeti võti ära. Kohale jõudes võttis meid vastu vererada trepikojas ja teataja väitis kindlameelselt, et tema sõbrannad varastasid ta korteri võtme. И в итоге потом, когда я пришла к ним, типа, отдайте мои ключи, то есть я их всегда кладу сюда. Я искала везде, мои ключи нет, только единственное, кто могли закрыть. Samas majas elaval sõbrannal oli aga silmnähtavalt nina paistes ning tema sõnul on hoopis teataja ettearvamatu ning nemad ei ole neid võtmeid võtnud. Это вы Елена Краски nagu päriselt ja siis oleks niimoodi, et me läksime tüdrukule esimese korrusele ja ta ütles, et me varastasime võtsid. Me ütlesime, et me ei ole varastanud. Teil tema võtit ei ole? Ei ole. Otsisime seda võtit ligi tund aega 2 korterist, kuid lõpuks näitas teataja meile oma kätt, kus olid samal päeval tekitatud vigastused, mille ta siis ise oli tekitanud ja palusime kohale kiirabi. No ikka pikiveeni. Pikiveeni palun. Politsei töös on väljakutseid, kus politseiametnik võib anda niisama viiuldada ei ole mõtet. Sündmus on nii keeruline, võib olla pikaaegselt kestnud, et seda ei ole võimalik koheselt koha peal lahendada. Mööda teed, mitte risti üle, väga õige. Ja siis on need sündmused, mida me kohtame töö käigus juhuslikult, nimetame neid random eventideks ehk juhuslikeks sündmusteks. Need sündmused tabavad meid tavaliselt siis, random kui event meil on plaan minna heaskonda kiirele pausile
nagu ka seekord nägime siis jaoskonnast üle tee lumehanges 2 meesterahva vahel kaklust. Ta tuli mul vägivald. Ta tuli mul vägivald, nahui! Lähe ära, ta tuleb sõbrad oma vahel. Ta ei lasknud mu naisega tulla. Jaa, ma olen siin nüüd. Oota, mis toimub? Need on sõbrad oma vahel. No ei ole ju. On küll. Läksid hulluks lihtsalt, no. Sa oled mul külas. Ole vaid. Sa oled mul külas. Äkki lähete natuke eemale? Lähete eemale, muidu siin läheb muidu. Võtta telefon, palun. Kas ma võin kohe? Mis see toimub? Inimestel on mingid sokid on jalas, need pole isegi tosse jalas ju, vaata. Vaata, see on pall ja jalu ju aastavahetusel ju. See on sokkides üldse ju. Vaata, see on sokkides ju. Teine on pall ja jalu ju. Kas ma võin kohe? Kas teil on mingeid pretensioone? Ei ole. Ei ole. Kas teil on mingeid pretensioone? Ei ole. Ära muretsige, me läheme kohe, vabandust, suust aasta. Oi jah. Naine suitsiidne ähvardanud noaga end vigastada. No sorry, et ma naeran, aga mida vittu toimub nagu. Mingi jõu täna on aastavahetus, panen suitsiidi või nagu mis asja siin toimub nagu. See on mingi 3. kutse juba, kus on mingi eneka jutt nagu. Uus aasta, uus enekas või? Järgmine väljakutse viis meid siis linnast välja, täpsemalt Keilasse. Kutse sisu oli väga tõsine. Kõik, mis meile teada oli see, et naisterahvas haaras noa ja tahtis omale viga teha. Täitsa lõppresk. Reageerisime siis meie Tallinnast ja patrull Keilast, kes tegelikult oli hakkamas lõpetama oma vahetust. Esimene patrull rääkis selle naisterahvaga. Nii palju, kui mina teada sain, on see, et naisterahval on depressioon. Täna sai väga palju alkoholi tarvitatud ja siis ta otsustas, et ta ei taha enam elada. Kas sa soovid, et kiirabi tuleb, vaatab sind? Oota, aga kuidas see politsei sinna kutsuti, siis keegi teine kutsus või? Ma ei näinud neid. Aga ütleme nii, et vesteldes selle naisterahvaga ta sai aru sellest, ütles, et tal on arsti juurde või psühhiaatri juurde juba aeg pandud. Ja kuna siin kutsel oli ka siis meie Keila piirkondlik, kes oli ka juhuslikult siin patrullis. Mees kutsus. Siis tema suhtes selle naisterahvaga ütles, et ta võtab temaga reedel ühendust või tuleb külla. Mis su mõtted ja plaanid praegu on? Mulle magama. Jah, vist täna oli väga halb päev. Väga võrrasame. Ja tema elukaaslane, naisterahva elukaaslane lubas jälgida teda, et kui midagi peaks uuesti juhtuma, siis helistab uuesti. Mis nüüd saab? Ma arvan, et me läheme oma piirkonda tagasi, sest et läbi jaama ma tegelikult kuulen, kuidas ikkagi kutseid patrullid saavad. Võt, õige aeg minna. Bravo kutse Haabersti joobes juht tegi avarii. Läksime appi patrullile, kes oli tabanud arvatava joobes juhi. Nemad liikusid siis juhiga haiglasse ekspertiisi. Meie ülesandeks jäi koha peal valvata sündmuskohta ja oodata kriminaliste vajadusel reguleerida liiklust. Külm on. See on võimaliku joobes juhi sõiduk, millega tundub, et ta on tulnud siis sealt poolt riivanud vähemalt 3 sõidukit. Täitsa perses. Ise muidugi väidab, et ta... Tagasild kõveri. Tal pole selle sõidukiga mingit seost. Aga tema asjad olid siin sõidukis, kaasa arvatud dokument. Nii et see jutt ei ole kuigi usutav. Tehakse temaga esmased toimingud, siia tulevad eksperdid. Ja siis selgitab menetlus välja,
kas ta oli roolis, mis joobega ta oli roolis ja nii edasi. Meil on 2 kõrgema prioriteediga kutset praegu siis õhus ehk siis ootavad teenindamist. Siis siit me lendame tõenäoliselt kohe järgmisele väljakutsele, sest vahepeal juba öeldi, et lähim patrull on meil Haapsalus vaba. Me saame minna siis lennata edasi. Bravo kutse Harku vald, teate, vend tuli kallale. Selge. Brother. Me läheme nüüd lähisuhte vägivalla kutsele kell 6.16 hommikul. Inimesed ei ole veel magama läinud. Mingi kell 6 hommikul lihtsalt, mingi kakled vennaga. Kohale jõudes selgus, et HD nägemine või? Tähistanud aastavahetust. Mingi hetk hiljem oli vend muutunud siis... HD nägemine versus Basinho. Lõi ust 3 korda jalaga, enne seda ta lõi mind. Millegi pärast lasi ema oma poja tagasi tuppa. See õele ei meeldinud. Ja ta ikkagi tuli siia tuppa, sest ema lasi teda. Saate aru? Ei, ta ei olnud külaline juba. Konflikt juhtus. Enne kui ta aastavahetust tähistasite, siis vend oli siin. Ja ta oli siin, kõik oli korras selles mõttes ja pärast ta jõi väga palju, ta oli jõudes, ta ei saanud ennast kontrollida. Meie saabudes oli mingi väike laps on ka lahkunud. Kuidas ta riides oli, kui ta siit välja läks? Must jupp. Praegusele temperatuurile vastavad riided olid tal seljas. Vastavad riided olid ja joppa oli seljas. Какой скандал? Он тут сам устроил скандал. Mul olid siin sõbrad, nad kõik nägid, kuidas ta käitus. Nad olid šokis lihtsalt. Sest kõik šokis. А я посмотрю на тебя, как тебе будет стыдно за это, за все, что вы тут устроили. А мне стыдно за вот это все. Tiha. Teeme nii, et kas see ema saab kutsuda endale takso ja minna ära. Praegu siin lapse juures olekul ei ole mõistlik karjuda ja ajada teda stressi. Jah, kas me peame siin ootama, kuni teie ema läheb ära või ta saab ise hakkama? Kõik on korras nagu selles mõttes, et jah. Okei, siis meie poolt on praegu kõik. Piirkonnapolitseinik võtab teiega ühendust, küsib, võib-olla tuleb külla, et küsib, kuidas see olukord on. Ja kui ta peaks tagasi tulema, olema agressiivne, helistage uuesti. Ütleme, et igal lähisuhte vägivalla juhtumi puhul on üks põhjusteks alkohol. Väga-väga harva on neid juhtumeid, kus mõlemad osapooled on kained. Ikkagi see kurja juur on alkohol, mis teeb need, ma ei tea, mis annab võib-olla inimesele mingisugused võimed, et ta... Ma ei oska isegi selgitada seda paremini, aga kell on juba nii varajane ka, et tegelikult mul on siuke uni peal, et mul on vaja veel hakata seda kokkuvõtet tegema ja seda lugu kirja panema. Ma arvan, et see, mida sa tahtsid öelda enne, oli see, et inimesed saavad alkoholi tarbides supervõimed oma tavapäraseid tõekspidamisi eirata. Oli ju ilus lause kell 6.43. Ma imestan, sinu aju nii hästi töötab praegu. Absoluutselt. Ma lihtsalt ei pidanud nii pikalt rääkima, kui sina enne. Bravo kutse Haabersti teade peksmisest korteris. Tere, tehke palun trepikoja uks lahti. Kõik on korras. Aga tehke palun trepikoja uks lahti. Tehke uks lahti nüüd. Seal oli veel keegi. Siis tuleb hakata järjest läbi helistama. Mingite meeldivate härrade pärast nüüd teised ärkavad küles. Hommikul kell 7, 1. jaanuar. Korterisse me ei pääsenud selle pärast. Mul on see helin mutele pandud üldse. Keegi lahti ei teinud, aga maja, et ilmus järsku lapsevangriga naisterahvas, kes selgitas, et tema mees on selles korteris. No seal on nupp, vajutage nuppu. Nad on purjus seal kõik või? Tundub küll. Arvan, ja kõik.
on kõht väga tühi. Mul on kõht tühi, siin on külm, see ei saa olema väga sõbralik koos olemine, mis just hetke pärast tulema hakkab. Mul hästi. Oota. Korteri ukse juurde jõudes. Kaks naisterahvast ja üks meesterahvas. Ühe naisterahva sõnul oli meesterahvas naisterahvas suhtes vägivaldne. Mis juhtus siis? Miks? No oli semmoinen, että oli lyönyt pari kertaa hänet. Puhas eestlane. No mä ei tiedä, että oli semmoinen kohtalo. Varmaan oli alkoholipitoisuus tai jotain semmoista. Sellepärast, et alkoholi jõite, sellepärast otsustasite siis kaklema minna, ja? Joo. See alkohol on küll üks halb asi, mõtlen. Teise naisterahva sõnul mingit vägivalda ei olnud ja mees ise ka vägivalda eitas. Udaril ta ju. Ударил. Я видела, ты ударил. Да, такое. Если б я ударил, видно было бы. Ударил ты ее. Kuna olukord on nii keeruline, kellelgi vigastusi ei ole, sõna vastu situatsioon, siis me selles olukorras lihtsalt fikseerime selle ja midagi muud teha ei saagi. Mastermind, suurt tänud sulle ka 17 kuud. Kõige lemmikum asi selle kutse juures oli vene keelest sünkroontõlge soome keelde ja siis meie operaatori poolt soome keelest eesti keelde. Nii Trõmm. Nii. Volkenwagen. Arvestades seda aasta algust nüüd, ma ütleks, et see aasta ma nagu väga palju ei panustaks. See oli ikka päris halb aasta algus. See on väsimus. Jaa. No me nägime kõike peaaegu. Nii nagu sa kommenteerisid, kell on 8 ja ikka ei ole töö vaikseks jäänud. Jaa, mingi inimene lõhub teisi inimese aknaid kell 8 hommikul näiteks 1. jaanuaril. See on norm. Edasi on nüüd nii, et me püüame võimalikult kiiresti asjad kokku panna ja irduda siit jaoskonnast sellepärast, et meil on vaja olla varsti siin juba tagasi. Teeks ühe kiire power napi. Jaa. Happy New Year. Head aastat. Head aastat. Vaatame, mis see kokkuvõttega on. 957 väljakutset üle Eesti, lähisuhte vägivalla kutseid 139. Kontrolliti 3500 autojuhti, joobes juhti 17. 11 väljakutset oli patrullil, 133 kilti. Patrulli bingo võit. Kui vajad abi või märkad hädas oli, et helista 112. Kuulsite chat, jah? Ära jää oma murega üksi, abi on olemas, ohvri abi. Eluliin, emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon. Peaasi.ee Twitch.tv/Isto% official. Normaalne.